Head jutuvõistlusel osalejad! Palusin jutuvõistluse lõputseremoonia avasõnad öelda Mustamäe linnaosa vanemal Lauri Laatsil, kes oli lahkelt nõus seda ka tegema. Head mustamäelased, head sõbrad! Mul on väga hea meel, et see jutuvõistluse traditsioon vaatamata täna selle olukorrale jätkub ning selles ma tahaks tänada kõiki korraldajad, žürii liikmeid ja loomulikult jutuvestjad ja kirjutajad. Ma loodan, et see traditsioon kindlasti läheb edasi ja tõesti lugedes neid jutustusi ma saan ainult väljendada kiidusõnad. Suured tänud teie loomingu eest. Omalt poolt Mustamäe linnaosa valitsus kingib esimesele kohale, ma saan aru, et esikohti on 2, ahjust tulnud ahjusooja Kajamaja lugu. See on raamat, mis sai kokku pantud Mustamäe inimeste abiga, nende mälestused ja selle raamatu üle Mustamäe linnaosa valitsus kui ka mina oleme tegelikult väga uhked. Ja see läheb siis kingituseks lisaväärtusena meie esikoha võitjatele. Suured tänud veel, jõudu ja jaksu ja tugevat tervist! Tänavune lühijuttude konkurss oli arvult 19. Päris soliidne iga ühele üritusele. Kurb ainult, et me selle tipphetke nii tagasihoidlikult tähistama peame, nagu viimasel ajal kombeks, kontaktivabalt ja hajutatult. On tore tõdeda, et üle hulga aja küündis osavõtjate arv jälle 40-ni. Võistlejaid tuli 6 koolist, 32 keskkoolist, Tallinna Tehnika, Saksa, Mustamäe Humanitaar ja Arte gümnaasiumist. Seekord oli noorkirjanikel hea võimalus suhelda oma vanavanematega või vähemalt meenutada neid, sest kirjutati teemal Minu vanaema ütles. Žürii on oma valikud teinud ja otsused langetanud ning kohe saavad need teatavaks ka teile. Nagu näete, on auhinnalaud siin ees tulvil ja diplomid jagamisootel. Enne aga veel, kui hakkame võitjaid välja kuulutama, saavad sõna auväärsed žürii liikmed Piret Järvela, Ülo Veldre ja Andrus Kivirähk, et jagada teiega tööde lugemisel tekkinud mõtteid. Ja nagu tavaks saanud, loeme ette ka võidutööd, vahelugemist pakuvad noored artekad Ellen Mander ja Rasmus Kolts. Head Mustamäe õpilased, on tore teiega jälle kohtuda, seda puhku teisiti, nagu sel aastal on kõik teisiti, aga saime lugeda palju huvitavaid jutte, mis sellel kevadel võib-olla isegi rohkem rõõmu teeb, sest kodus olles loomingulisust kõrgel hoida ilma õpetaja selge turgutamiseta ei ole tingimata alati lihtne. Õpetajana olen rõõmus, et te kirjutate jutte, kus te jagate mälestusi, mõtlete välja tegelasi, jõuate huvitavate lõppudeni, mis peegeldavad just nimelt teie mõttemaailma. Sellel aastal üllatusime jälle, on varemgi nii olnud, et noorem aste on võib-olla isegi leidlikum kui vanem, aga seda üldistust kindlasti teha ei saa. Emakeele õpetajana tegi juttude lugemise juures veel rõõmu see, et kas siis tõesti vanaemade meenutuste läbi või ise mõeldes, kuidas vanaema võiks rääkida, et paljud teie hulgast olid kasutanud põnevat keelt. See tähendab neid piltlikke väljendeid, neid võib-olla naljakaid vanaemalikke või vanamoodsaid ütlusi, mis tegelikult on meie keele erakordne rikkus. Jutu kirjutamine annab võimaluse kasutada keele kõiki võimalusi. Jätkake põneva keelega. Soovin jätkuvat loomingulist rõõmu, püsike terved ja kohtume järgmisel aastal. Head jutukirjetajad ja juhendajad, et mina oma töös puutun valdavalt kokku ajakirjandusliku tekstiga ja sellepärast oli täiesti rõõmus vahepala lugeda 40 ilukirjanduslikku juttu ja tegelikult head meelt tegi ka see, et praegusel ajal, kui vanasti kõik 3 põlvkonda elasid koos
ja selles justkui ei olnudki nagu midagi, et kõik teadsid, kuidas keegi teine räägib, siis tõepoolest tänapäeval on see nagu natukene omaette sündmus, kui vanaemal, vanaisal külas käia ja kuidas nende ajal asjad olid. Et selles mõttes tunnustus ka korraldajatele, et sellist natukene nagu ka rahvapärimuslikku tööd seekord tehti. Ja suur aitäh kõikidele osalejatele ja soovin jõudu, ilukirjanduslikke katsumusi ja osalemist ka järgmistel aastatel. Aitäh! Kallid sõbrad, kallid Mustamäe lapsed, suur rõõm oli jälle teie jutte lugeda. Ja kuna sedapuhku oli teemaks vanaema on öelnud või vanaisa on öelnud, siis olid need kuidagi eriti lustakad, sest et vanaema on teatavasti selline tegelane, et ühelt poolt on ta hästi hea, kuhjab lauale hästi palju toitu, lämmatab konfekitega, aga teiselt poolt on ta ka natuke selline naljakas, sest tema mõtted ja avaldused on tihtipeale niimoodi armsalt vanamoelised ja seetõttu kindlasti vanaemadest on alati kõigil väga palju naljakat ja põnevat rääkida. Vanaisadest ka muidugi, aga vanaemadest rohkem, sest vanaemad lihtsalt kipuvad kauem elama. Nii et me lugesime žüriiga suure rõõmuga neid jutte ja valida oli raske, sest paljud lood olid küll õudselt toredad, aga nad ei olnud sellised ilukirjanduslikud jutud, vaid pigem nagu mälestused oma vanaemast ja me pidime nad paraku auhinnadest nagu kõrvale jätma, ehkki meil oli suur mõnu neid lugeda. Aga me valisime välja siis sellised lood, kus oli ikkagi nagu ka mingi intriig, mingi puent ja sedapuhku siis auhinnad on sellised. Ja jõuame siis kõige pidulikuma hetkeni, kui te seal kodudes saate kohe teada, kes siis võitsid sedapuhku jutuvõistluse auhinnad. Ja alustame altpoolt, alustame siis noorematest kirjutajatest. Nii, 3. koha nooremas vanuserühmas võitis Raian Soosalu, kes kirjutas jutu, kes ütles, et Luurich on surnud. Ja tema juhendaja on õpetaja Merle Raidma. Teise koha, ehk siis hõbemedali nooremas astmes, võitis Saskia Olep Tallinna Saksa Gümnaasiumist jutuga Vanaema ütles kord. Ja tema juhendaja on õpetaja Eveli Kutsar. Palju õnne. Ja nüüd kõige pidulikum hetk, ehk siis kuldmedal, esimene koht, Darja Ruusile Tallinna Saksa Gümnaasiumist, jutu eest maitsev Porsche. Ja jällegi juhendaja õpetaja Eveli Kutsar ja ütleme kohe ära, et esimese auhinnaga käib kaasas rändkarikas, näitame seda kohe. See on siis selline hiiglaslik vildepea, seest õõnes, siia saab igast asju sisse panna ja järgmine aasta saab selle edasi anda järgmise aasta võitjale. Maitsev Porsche. Minu ema rääkis mulle kord, et tema praeguseks ajaks teise ilma läinud vanaema oli talle lapsepõlves alati öelnud, et kui ta Porsche teha ei oska, siis ta mehele ei saa. Mina olin enam kui kindel, et saan mehele ja ruttasin kööki. Otsisin internetist üles retsepti ning alustasin kappidest tuhnimist. Retseptis oli kirjas, et läheb vaja kartulit, peeti, kapsast, liha, õli, sibulat, tomatipastat ja tilli. Esimene punkt oli liha keetmine. Liha polnud, aga mina olin leidlik koduperenaine. Olin kuulnud, et veganid asendavad liha ubadega, nii et toad läksid potti ja 1 tund keetmist. Nüüd tuli lisada kartulit. Eelmise päeva söömaajast oli jäänud natuke friikartuleid alles. Sobib. Lisasin ja segasin. Kui oad olid kõrbema läinud, aimasin ma, et retsept on veidi vale ning mina piisavalt tark. Valasin vett juurde. Kõik hakkas mullitama. Hea märk. Seejärel oli vaja miskipärast praadida porgandit õli ja sibulaga. Õnneks olid mul need kõik olemas. Võtsin panni ja panin terve sibula ja porgandi pannile ning valasin õliga üle. Lõhnas isuäratavalt, väga isuäratavalt. Järgmisena pidin lisama tomatipastat, kuid kahjuks seda mul polnud ning otsustasin maasikamoosi kasuks, sest see on ka punane. Valasin kõik ained potti, kui avastasin, et ma polnud lisanud kapsast ega peeti. Kiiruga tükeldasin peedi asemel punase õuna,
ja kapsa asemel purrulaugu ning viskasin muude asjade hulka. Lõpuks oli mu esimene Porsche valmis. Otsisin välja meie pere ilusaima ja kalleima serviisi ning tõstsin ettevaatlikult tervele perele taldrikutesse oma imemaitsvat rooga. Kõrvale pakkusin leiba, võid, sinki ja kõike muud head. Istusime perega lauda, aga mina olin kärsitu ning otsustasin kohe proovida. Kui ma lusika suhu panin, tuli see sama kiiresti sealt tagasi. Loomulikult koos minu meistriteosega. See oli kõige halvem supp, mida olin saanud. Pärast seda juhtumit tegin tulevikuplaanides mõned parandused. Mehele ma ei lähe. Võtan hoopis koera, 3 kassi ning kolin Häärberisse, kus elan õnnelikult ilma Porschita. Aga vanemaste on kannatamatult oodanud, et teada saada, kes on nende hulgast võitjad ja me kohe räägime selle ausalt ära. 3. koht. Sandra Danilson. Jutu eest Karda elavaid, mitte surnuid. Juhendaja, õpetaja Merle Raidma. 2. koht. Matthew Josh Wardhan. Jutuga Minu vanaema ütles. Ja juhendaja, õpetaja Anne Mädo. Ja jällegi kõige pidulikum hetk, ehk siis esimene koht ja kuldmedal läheb Helene Manderile Tallinna Saksa Gümnaasiumist jutu eest Minu vanaema ütles. Ja selle jutu juhendaja on siis õpetaja Astrid Rätsep. Ja nagu nooremalgi astmel, nii ootab ka siis vanemastme võitjat see karikas. Vanemastme võitja saab suurema loomulikult, noorem saab pisema, sest noorem ei jaksa nii suurt jurakat kanda. Nii et kõik on õiglane ja hea. Nii et ja loomulikult on veel teisi auhindu, mitte ainult need karikad, mis te peate tagasi andma, vaid mõned asjad, mis te võite ka endale jätta. Ühesõnaga palju õnne ja ma loodan, et järgmine aasta kirjutate jälle ja žürii saab jälle veeta ühe päeval neid toredaid jutte lugedes. Vanuse kasvades hakkab inimestel igav. Jõudes ikka, kus tööd enam ei tehta ning lastel ja lastelastel ka juba oma elu tuleb leida meelelahutust. Paljud leiavad enda jaoks toredaid tegevusi, nagu kudumine, ristsõnade lahendamine või tomatite kasvatamine. Kuid Vilmat, kes äsja oli oma 80. juubelit tähistanud, need tegevused ei rahuldanud. Elurahulikus Eesti linnakeses Haapsalus muutus Vilmale talumatuks. Ta tahtis oma ellu rohkem särtsu ja seiklusi. Vilma meelistegevus oli uhketel pidudel käimine. Šampuse ja kringli nimel oli ta valmis kõike tegema. Üks päev tuli Vilma otsusele, et tal on vaja liituda laulukooriga, sest lisaks lauluproovidele toimusid neil nädalavahetustel Tallinnas ka toredad koosviibimised. Niisiis hakkas ta iganädalaselt bussiga Tallinnas käima ja ööbis seal oma poja ja ta pere juures. Mõnikord tekkis pojal juba suur mure. Vanaema läks õhtul peole ja pole hommikuks koju ilmunud. Muretseti justkui 16-aastase pärast. Hommikul, kui Vilma tagasi ilmus, oli temapoolne selgitus lihtne. Nii tore pidu oli. Mehi oli nii palju, et läks terve öö. Oi, kui tore on ikka nendega jalga keerutada. Sellest järeldasime, et mida rohkem mehi, seda pikem pidu. Mõnikord juhtuski, et Vilma läks peole ja tuli juba mõne tunni pärast tagasi, sest peol polnud mehi. Aja möödudes jäid laulukoori peod Vilma jaoks igavaks. Ta avastas ühe erakonna ja otsustas sellega liituda. Põhjuseks polnud mitte erakonnaga liitumise soov, vaid kuuldud juttude põhjal pidavad sealt saama šampust ja kringlit. Toimus esimene kogunemine. Vilmale tundus, et tegu oli mingi loengule sarnase üritusega. Ta mõtles, mis seal ikka, kuulame loengu ära, küll siis pidu saab. Möödus 1 tund, möödus 2 ja peale 3 tundi tähelepanelikku kuulamist oli lõpuks see oodatud aeg pokaalide kokkulöömiseks ja tantsuks. Vilma sai nüüd suure ehmatuse osaliseks. Tuli välja, et loengule ei järgnenudki pidu, ta oli vihane ja pettunud. Peale seda sündmust ei ühinenud Vilma
enam kunagi mitte ühegi parteiga. Ainult ohkas. Küll on see vanainimese elu raske, kui kogu aeg peab pidu otsima ja jätkas järgmiste pidude otsimist. Ja ongi selleks korraks kõik. Palju õnne võitjatele, suur tänu kõigile noortele autoritele. Loodame, et peagi saame jälle vabamalt hingata ja üksteisel päriselt kätt suruda. Praegu aga tuleb leppida selle vähesega, mis antud olukorras võimalik on. Auhinnad toimetame teile kooli ja iga osaleja saab traditsioonilise tänukirja ning šokolaadi. Võitjad loomulikult diplomid ja raamatukinkekaardid. Kahju vaid, et ei saa tänase päeva meenutuseks ühte ühist pilti teha. Hoidke ennast ja kaaslasi ning olge terved. Kohtume juba üsna pea, sest järgmine jutuvõistlus algab detsembris.